Jumpscare! Nagu mu Instagrami jälgijad juba teavad, siis ma käisin ülalaugude plastikal ehk siis operatsioonil, et minu rasket ülalaud, mis kui ma lasin ennast lõdvaks või nagu olin kuidagi keskendunud või ei pannud tähele, kuidas ma olen, siis mu silmad olid väga rasked, väsinud, ma nägin kuri välja ja kui ma kellegagi suhtlen, siis ma automaatselt tõstan kulmud kõrgemale, isegi kui ma ise endale peeglis nagu otsa vaatan. Mis tähendas seda, et ma olin nagu iga kord, kui ma kellegagi suhtlesin, siis mul oli laup täiesti pinges ja mis pika päeva lõpuks tekitas pinge peavalusid. Nii et ma käisin Kotka erahaiglas ja lasin need laud ära lõigata. Mul on 4. päev pärast operatsiooni ja paistetus on alla läinud, aga samas näen ma välja, nagu keegi oleks tahtnud või üritanud oma rusikat mulle silmaauku mahutada edukalt. Siuke mõnus vikerkaarevärviline on see lugu siin. Tegelikult on nii, et ma tükimat aega juba mõtlen, et ma igatsen vlogimist ja tahaks vlogida. Aga kuidagi see mojo on nii kadunud või ma ei oska nagu endast midagi anda või see on siuke tavaline asi, mida tegelikult me kõik sisuloojatena mõnikord periooditi läbi teeme. Või mitte me kõik, aga paljud meist kindlasti, et tekib selline tunne, et milleks see kõik üldse. Eriti kui elus on nagu minu puhul vähemalt, kui on mingeid asju, mis on rasked ja keerulised ja mida ei saa ilmtingimata avalikult jagada, siis tekib selline, nagu jääb endal ka selline tunne, et kui ma ei jaga nagu ennast lõpuni või ei saa mingitest asjadest rääkida, siis see nagu ei ole ju päris autentne mina ja seega nagu, kes see tahab sellist sisu näha, on ju. Aga kuskilt maalt tuleb sellega rahu teha, et mingeid asju nagu mingi kohtukeisse ja mingi lapsi puudutavaid asju, et need ei saagi lõpuni avada, ükskõik kui vihaseks need ajavad ja ükskõik kui ebaõiglased need tunduvad, siis teiste inimeste säästmiseks on tegelikult okei jätta mingid asjad rääkimata. Aga siin ma nüüd olen, lambid kinni ja ma Instas võtsin selle teemast ja küsiti ikka, et millal jälle videosid teeme ja niimoodi ja siis ma kogu aeg mõtlen, et tahaks ju. Ja siis me rääkisime sellest Instagramis teiega täna ja ma mõtlesin, et poogen. Et suva, et mul on vlogikaamera mikrofon kuskile kadunud, et ma võin telefoniga ka vlogida teile, see on täiesti okei. Nii et siin ma olen oma paistes silmadega. Täna on reede. ITil on kooli rahvatantsurühma Leesikatega Alexela kontserdimajas suur kontsert täna, nii et õhtul me läheme sinna. Aga kuna te olete mult küsinud pulmade korraldamise kohta palju, sellepärast et ma ju abiellun juulis, eks ju, siis see kohe motiveeris mind. Ma ei ole ikka veel kutseid välja saatnud, meil on maikuu ja kutsed peavad jõudma Ameerikasse, nii et nagu tegelikult on hävikas. Nii et tegelikult peaks tegelema sellega. Mul on siin, ma istun meie kontoris, mul on siin mingid visandeid, mul on ümbrikud olemas ja mul on esimene nii-öelda nagu mingi kujundus on olemas. Ma olen veits perfektsionist, mis puudutab graafilist disaini ja nagu selline tunne on, et ma olen nagu nii palju pulmakutseid elus inimestele teinud, et minu omad peaks olema nagu need kõige ägedamad. Aga mul on love chakrad jumala kinni. Nii et ma pean kuidagi vist võtma selle otsuse vastu, et tehtud on parem kui täiuslik. Ja lihtsalt ära tegema selle. Ma hakkasin pulmakutse päevakava tegema, sest et kuna paljud välkarid, olgem ausad, ja ei tea, mida oodata ilmselt ja peavad juba väga varakult ette planeerima, mida nad kaasa pakivad ja nii edasi, siis on nagu mulle tundub oluline anda neile väga täpne ülevaade sellest, mis üldse juhtuma hakkab. Ehk siis teisel päeval, kui meil esimesel päeval on, me jõuame sinna kohal, kõigepealt Rahvusraamatukogu juures on buss, mis võtab kõik peale. No ma pean selle ette võtma endale. Hakkasin mina siis tohutult motiveerituna väga rõõmsasti tegema seda pulmakutsete kujundust, aga kui ma olin kui ma olin ekraani ees istunud mingisugune 5 minutit ja ekraani evitanud, mul olid silmad nii uduseks, et ma ei saanud teha midagi. Küll aga ma kirjutasin ikkagi ära selle päevakava, nagu 2. ja 3. päevakavad. Ja ma olen ikkagi kuhugi jõudnud ja ma lepsin Täniga kokku, et pühapäevaks me teeme selle nii valmis, et ma saan trükki saata. Mul on selline plaan, et osakutsest
jääb inimestele nagu mälestuseks alles, aga siis need osa, kus on mingi kingituste info ja mingi päevakava ja siuksed asjad, et need ma tahaks lasta printida seemnepaberile, et kui nad on lõpetanud nende infolehtedega, siis nad saavad need istutada maha ja kasvatada põllulilli neist. On siuke mõte mul. Ja see teeb siis selle natuke nagu erilisemaks ka. Kui ma olen selle ära teinud, siis ma võin teile tulevikuks jagada nagu soovitusi, et kus lasta trükkida ja nii edasi. Kuna ma pean hakkama mingi poole tunni pärast minema ja kuna ma endale meiki teha ei saa, mul on juuksed õhukäes kuivanud ja täiesti kammimata. Ja ma tahaks, et me võtaksime hetke minu juustele, mis on küll kammimata nagu öeldud, aga see ei ole ju minu loomulik juuksevärv, eks ju, mis tegelikult oleks vaja ka juuksurisse minna, sest nii räigelt on välja kasvanud jaanuari lõpus saati. Aga nad on nii pehmed ja sõrmed käivad ikkagi läbi, kuigi nad on ju täiesti ära blondeeritud, ehk siis see juuste nagu kvaliteet võrreldes sellega, kui nad ei olnud nii blondeeritud, on ju hoopis midagi muud, nad on palju kuivemad. Aga see näki šampooni ja balsami kombo teeb nad ikkagi esiteks nagu õhuliseks on ju mõnusalt, aga teiseks ikkagi käivad sõrmed ilusti läbi ja juuksed on hästi toidetud. Et kui ma varem enne seda blondeerimist rääkisin, et seda balsamit ei ole võib-olla isegi vaja kasutada, siis nüüd ma olen vägagi selle balsami usku. Aga ühesõnaga, ma mõtlesin, et ma teen mingi väikse laine sisse, et meiki ma ei saa ju kanda ja ma näen välja nagu ma näen, aga vähemalt võivad mu juuksed ilusad olla, on ju. Nii et teeme mu juuksed kord. Ma panen veits kuumakaitset ka. See on väga mõnus kuumakaitse, see Joiko oma. Või Joiko või ma ei tea, kuidas me seda hääldame. Aga need lõhnavad mõnusalt ja need juuksed ma ei saa neile nii teha, et ma neid ei kaitse kuumuse eest, kui ma olen nad nii ära blondeerinud. Pulmadeks ma tahaks ikkagi, vähemalt pulmadeks tahaks uuesti juuksuris ära käia, et nad oleks veits viisakamad. Ja Dysoni ma sain Danilt sünnipäevaks. Ma ütlesin talle enne sünnipäeva ekstra, et hästi paljud inimesed ostavad endale Dysoni, aga siis avastavad, et see ei sobi neile mingil põhjusel, kas ei hoia lokk oma ei hoia lokk nende juustes või mis iganes põhjusel. Et siis ma ütlesin talle, et ta vaataks, kas Marketplace'is on, et ei ole vaja tuttuut osta, kui maailmas juba kodu otsivaid Dysoneid on. Ja siis ta leidiski praktiliselt tutika Dysoni palju soodsamalt Marketplace'ist. Nii et ma ei tea, kus kõik mu juuksääred on laiali tassitud, nii ma pean sellega kammima. Mis ei ole just super, see ei ole mõne varim kamm, võib öelda. Aga kurat sööb ka näljaga kärbseid. Et ühesõnaga, minu meelest täiesti okei on kinkida nagu järelturult ostetud asju. Et maailmas on asju niigi palju, on ju, üle. Ja veits saab raha ka kokku hoida, nii et win-win. Te võite kommenteerida, mis te arvate kasutatud asjade kinkimisest. Minu meelest juba okei. Kui ma läheks kuskile mingile, ma ei tea, üritusele või tahaks, et lokk kaua püsiks, siis ma muidugi näeks rohkem vaeva. Niisked juuksed, võib-olla natuke seda meresoola spreid, aga praegu ma lihtsalt tahan, et juustes oleks natukene mingit liikumist, nii et ma isegi ei tee mingi salke, ma lihtsalt suvaliselt vaatan, kuidas Dyson ise juustest kätte saab ja annan neile natuke bounce'i. Ja siis selle tuka osa ma teen lõpus 2 osas, pool ühtepidi, pool teistpidi, siis ta jääb siuke, no vaatame, kas jääb, ega ma ei tea. Mul on juba palav ja kõrini, aga see võttis praegu umbes 2 minutit, nii et see on see effort, mida ma olen valmis investeerima täna oma soengusse. Close your eyes and see it's all you need. Ma tunnen, mul laba higistab sellest pingutusest. Siin on vahepeal mingid sirged salke, aga ma ei tea, täitsa suva ju. Okei, teeme sellega. Käi selle tuka osa nüüd kuidagi ka siis. Meen otse opereeritud silmadesse, miks? No midagi sellist. See võttis 10 minutit aega ja täiesti adekvaatne minu meelest.
vähemalt võib jääda mulje, et ma ei tulnud otsevoodist vahelduseks. Ma veits lahki juurde ja küll. Minu nagu kõige suurem mure blondeerimisega on see, et nagu mulle väga meeldib blond olla, aga minu meelest nagu üks nagu jälgimaid asju on see, kui nagu see blond, see nagu fake blond on nii kahune, et see on nagu üks liikumatu kiiver. Et okei, ma ei ole nii blond, eks ju, nagu mingid plaatinablondid mimmud on, aga kui nagu sa ei saa nagu juukse salka või karvud, nagu sa ei tee neil vahet, sellepärast on nagu üks siuke liikumatu kiiver, vaata, kahune, siis see on nagu kurb. Ei näe välja nagu päris juuksed. Et selles mõttes see on mu kõige suurem hirm. Ja näkiga pestes nad ikkagi on nagu päris juuksed. Nii et I love näkk ja I love you, kui toetate näki tegemisi. Meil on natukene, igal pool on natukene keeruline aeg, on ju, et tegelikult oleks vaja real talk, oleks tegelikult vaja nagu toota juurde mingeid tooteid, aga seda on väga raske teha, sest et toota me saame neid nagu ainult suures koguses, aga selleks, et seda suurt kogust toota vaja vahendeid, nii et kui te olete nii nunnud ja ostate meilt näkki, siis saame jälle lao tooteid täis panna. Üldse ei meeldi siukseid asju rääkida. Tahaks ju, et kõik mõtleks ja näeks, et vau, nii tublid ja nii äge, aga rasked ajad on rasked ajad ja midagi ei ole teha, nii et väga-väga tänulik teie continued supporti eest ja kui te tahate kunagi mult nõu küsida näkitoodete kohta või mida iganes, siis mu DM-id Instagramis on teile alati avatud ja siin vastan kommentaaridele ka. Mina kasutan praegu aktiivsöe šampooni ja sandlipuu balsamit, mis on nagu kõik balsamid on meil väga head, aga mulle see sandlipuuma lõhn lihtsalt nii meeldib. Ja peremees kasutab ka seda, sest tal on loomulik lokk ja siuke natukene, kuidas ma ütlen, tugevam juus, selline tugev nagu karelokk ja talle meeldib kasutada balsamit iga pesuga. Nii et me kasutame sama aktiivse šampooni ja sandlipuu balsamit. Ja mina olen väga rahul. Mina olen väga rahul, sest need võiksid olla täiesti surnud juuksed, aga nad on hoopiski nii ilusti toidetud ja läigivad ja see on nii tore. Ühesõnaga, mul on näitsa aega veel. Meiki ei ole nagu võimalik teha, eks ju, nii et riided selga ja prill ette ja lähme vaatame, kuidas ilusad väiksed inimesed ja suured inimesed tantsivad rahvatantsu. Leisikate kontsert on Alexelas. Nii et lähme vaatame, mis me näeme. See Monstera on nagu täielikult meie toa üle võtnud ja jätkab reipalt, sest meil on beebi sündimas siin. Vaata kui nunnu. Loodame, et tal on need ilusad augud ka sees. Nagu ühel Monsteral. Kõigil lehtedel ei tule neid, aga kui tuleb, siis on seda erilisem. Nii et loodame, et see on üks väga eriline beebi siin. Roheteemadel jätkates ma külvasin kurki. Need, kes Instas jälgivad, võib-olla on näinud, et ma olen tuututanud sellest kurki ja tomatit. Siin on idulehed kuivavad, päris lehed kasvavad. Ma tundub, et ma just istutasin nad ümber mingi päev. Kõik mu mullad ja seda Barboorast pärit kurkidele ma purustasin munakoori ka mulla sisse ümber istutamisel. Ja siis ma panin väetiseks mingid lambavillagraanuleid, mis oli minu jaoks väga huvitav toode. Siin on basiilikudited, kes tundub natukene põevad seda ümber istutamist, eks nad kõik põevad natuke veel, aga paistab, et nad on ikkagi õnnelikud, mis on tore. See kurgisort on mingisugune Boniha, mis peaks olema niisugune pisikene ronikurk. No kõik kurgid on ronikurgid, aga tillukesed kurgid. Nii et ma mõtlen, et mul on siin, mitte ainult siin, aga kõigil akendil on sellised konksud nende jõulutähtede jaoks. Et kui ma nööri paneks siia konksu vahele, siis äkki nad saaks mööda seda ronida? Kõik alati küsivad mu käest, et kas ma igatse oma aeda ja aus vastus on, et ikka igatsen. Sest et kui sul on ikkagi nagu 4x4 meetrit kasvuhoone, siis elu on väga lõbus, aga samas muidugi oli seal aiaga meeletult tööd ka ja logistiliselt on elu nüüd palju lihtsam. Nii et ma saan oma rohenepuu unistusi siin aknalaual ja meil on aias ka tegelikult aeda, ma külvasin reidised. Ja siis, kuna meil oli eelmise kodu aias, ma proovin kohe, kas ma saan teile siit näidata. Eelmise kodu aias meil oli mega suur ilus, väga koleda nimega taim, aga minu meelest kõige ilusam kevadine põõsas värd forsüüt ja
siis ma ostsin meile siia aeda ka forsüüti ja eelmine aasta ja ta on nii ilusti kasvama näinud ja praegu õitseb nii toredasti, ma kohe näitan teile. Ja seal on redisetited ja seal on 1 000 000 tulpi. Nii et natuke saab neid aiaunistusi siin ka realiseerida. Ja lisaks neile siin on mul tegelikult taimeditasid veel kõvasti. Ma mõtlesin, et ma istutan ainult paar tükki ringi, et kõiki pole vaja, aga no kõik, kes on kunagi seemnest midagi kasvatanud, teavad, et nii kurb on neid beebisid ära visata. Nii et kõik jogurti ja toorjuustu topsid ja kõik asjad, mis ma pakendi sellest prügikastist leidsin, pesin puhtaks ja panin mulda täis. Ja nüüd mul on neid taimi natuke liiga palju, aga kindlasti leiab õues ka. Kui redised on valmis seal kastides, siis ma mõtlesin, et ma panen need osad taimed siit toast sinna sisse. Ma ei tea, kas ma peaks veel kord vabandama, et ma nii jõle välja näen. Ilus vikerkaarvärviline samas. Teisipäeval ma lähen niite eemaldama, siis vist võetakse plaastrid ka maha. Ja siis, nagu Sirli mind lohutab, pulmadeks paraneb ära. Esimest korda elus on see ka ilmselt tõsi. Omniva helistas just, et pakk on. Mul oli 2 pakkumist, mis olla võib. Kas minu pulmakleit, mul tegelikult on pulmakleit olemas, aga mul oli nagu üks, enne kui ma selle pulmakleidi hankisin, mul oli üks Rootsi brändi, üks valge kleit, mis ma mõtlesin võiks olla minu pulmakleit. Ja siis ma proovisin niisugust klassikalist printsessikleiti, pulmakleiti ja see oli nii ilus. Aga siis ma mõtlesin, kuna mul on 2-päevane pulm ja ma tegelikult rokkan ennast niikuinii ära, siis mul võib see lisaks sellele printsessikleidile ikkagi olla see teine kleit ka. Ühesõnaga mõtlesin, see on kas see või siis metsviinapuud, mis ma tellisin ühest aienduskoolist. Aga ei olnud kumbki. Nii et vaatame siis. Miksa, mul on koostöö nendega, eeldusel, et mulle see kreem meeldib. Ja see on uureaga kreem, mis peaks kuiva ja karedat nahka eriti hästi toitma ja niisutama. Mul on täiega viimasel ajal, tegelikult alati, nahakoja probleeme ja lastel samamoodi, nagu te teate võib-olla varasemalt. Meil on täiega probleeme, või meil on väga kuiv ja atoopilisusele kalduv nahk. Nii et kõik sellised tõsiselt tõhusad kreemid on minu jaoks nagu, see on nagu põhimõtteliselt vesi meie kerisele kuluvad täiega ära. Ja kuna uureja on nii hea nahka pehmendav koostisosa, siis see kreem on, ta on väga mõnus selline, tahaks öelda kerge sirelilõhn ja ta on väga paks, aga kuidagi mõnusalt tundub, et imendub. Ühesõnaga ma pean seda nüüd testima hakkama, et ma saaks teile sellest lähemalt rääkida, kui juhul, kui see mulle meeldib. Aga ma olen juba väga niacinamide on siin sees, ma ei tea, mis selle nimi eesti keeles on. Testitud meditsiinilise järelevalve all, tõhusund uuringutega tõestatud, allergia ohutu koostis ja testitud tundlikul nahal tik. Nii et sinamiid tuntud niisutavate ja rahustavate omaduste poolest vähendab märgatavalt naha karedust ja ketendamist alates esimesest kasutuskorrast. Silub, taastab ja kaitseb nahka 48 tundi. Omadused rikkalik ja rahustav konsistents, mis on samas nahal kerge. Ühesõnaga, jah, mul on väga palju mingit kärnakesi ja asju, mis ei taha ära paraneda üldse. Ma ei tea, kas see on lihtsalt vanadus või see, et mul on halb nahk. Aga ühesõnaga, me hakkame nüüd sellega ennast aja peale kreemitama. Et saaks suveks pehmeks. Muidugi vaata, suvi tuleb, on ju, siis ju tegelikult päikesest on räigelt abi, kui sul on selline õrn ja kehvake nahatüüp, aga samas jällegi igasugused ujumised passudes näiteks meile, kellelegi meist väga hästi ei sobi, et me peame ennast kindlasti kreemitama pärast passutamist, nii et selles mõttes on see rikkalik tundliku naha kreem suveks ka väga hea, et nagu kõik päike ja mingi passuvesi ja kõik asjad, mis kuivatavad. Et kaitsta nahka lihtsalt, et oleks mingisugune barjäär, kaitsebarjäär naha ja elementide vahel. Ühesõnaga, ma sain kreemi. Kleidi siis pakime lahti, kui kleit tuleb. Ja neid metsviinapuid ma tellisin selleks, et
et istutada aeda. Meil on siuke alla keskmise esteetiline kuur hoovi peal. Ja kuna meil ei ole luba seda, meil on luba see maha lõhkuda, aga meil ei ole luba seda millegagi asendada. Mis on naljakas, on ju ehituskeeluala, kus on juba ehitis peal. Ehitise võib maha lõhkuda, aga ei või uut asemele ehitada. Ehk siis ma ostsin metsviinapuid, et natuke seda koledat fassaadi võib-olla ära katta. Aga ma ei tea, kus need on. Sest ma tellisin need ikka mõni aeg tagasi juba. Ehk siis ole näha. Ja nagu öeldud, kleit on ka tulemas veel. Aga nüüd lähme kontserdile. On ju? Ja aitäh kõigile, kes Instas kirjutasid mummusid asju vlogimise kohta. Ma kohe nagu näete, võtsin vlogikaamera kätte. Ja hakkasin, kuulge, see on väga mõnus kreem. Ta ei rullu nahalt maha, mis on tore. Osad kreemid teevad seda, et tulevad siuksed rullid nagu. Ja nahk on hästi kiiresti imendus sisse ja nahk on hästi pehme. Sellest võib asja saada. Ja lõhn on ka. No on siuke mingi kerge sireli või. Mida mingi kerge, hästi õrn lillaline lõhn on. Vist. Midagi sellist. Ühesõnaga, kontserdile minek. Kuidas ise hindad, et läks? Ma ei tea. Kas sul oli tore päev? Jaa. Sul oli väga pikk päev. Ma pidin kooli minema. Kas sa väsisid ära ka või? Ei. Tagasi. Ja see oli nii äge, nii armas ja nagu kõik inimesed, kes teevad tantsivad rahvatantsu, eriti noored inimesed, on mingid keskaajalised. Nagu sa lihtsalt tead, et neist kasvavad nagu kõige lahedamad inimesed, kelle õhtusöögilaudade ääres on 10 aasta pärast, 15 aasta pärast kõige ägedamad arutelud ja kõige paremad seltskonnad. Ja väga ägedatest inimestest rääkides, kell on 10:10 minutit, see oli päris pikk kontsert. Ja minu tütar kirjutas vahepeal, et vihjaks ütlen, et teid toidetakse, kui te koju jõuate. Heli tegi meile pastat, kanapastat. Ma just teen seda soojaks, aga nagu... Kes nagu Elli?
ülikoorene kanapasta ja peale on veel praetud ülihästi maitsestatud, mitte üleküpsetatud kanafilee. No mida tütart, ma olen nii uhke. So good. Great. It's banging. You made yourself a little salad, did you? It's very individualistic of you, like. You think if you ate, so if lava cooled down and then you ate it, would it be spicy? Well, you don't. Iti, kuidas maitseb? Ülihea on ju. Kui mõnus on tulla otse kontserdilt maitsvatu söögi juurde? Ma ei tea. Sa ei tea? Pakun väga. Ma ei ole lõpetanud. Okei. Mirror again. I'm Roy. A picture of me and... Oh, we got it from the start. My... No! No! Or nor. Or nor. Stop it! No way. Nor. Yes. No, Corby! No. Classic Itty and Dan shopping trip you on. Please. What do you need? Crocs. New Crocs. Crazy for Crocs, are you? New Crocs. Please. Ah, here we are. Please, new Crocs. Please. Please. You don't have anything to do today anyway. Let's go. Yes. Yay! Yay! Thank you. I need new Crocs. Yes! I've never seen it. Me lähme kuhu? Ülemistesse krokse ostma, sest neid on nii väga vaja. Vaata mu Croksi, mis nad tegid mulle. Nad tegid hõõrusid. Seda teevad kõik õppisid. Igal juhul hädasti oli vaja sõita Ülemistesse krokse ostma. Nii me läheme nüüd Croksi poodi. Enne seda me koristasime oma kodu ära. Ja siis mina pean minema trenni. Mul on trenni aeg kirjas, ehkki ma ei tohi tegelikult trenni teha veel, siis ma mõtlen, ma teen seal seda pikutamise varianti, kus masin teeb trenni sinu eest, mis ei ole kanti, et nii tõhus nagu päris trenn, aga siis ma ei pea vähemalt ära jätma. Ja Vikerkaare programm jätkub. Come on. These ones? No, because this is real small. Yeah, it's possible. This is 12. 12. 12 what? I don't know. Cool. These are so crazy. These are good. You got a bit of space in them. Yeah. They're pretty tight. They're gonna last you like, they're not good. No näita tütar, kuidas on. Wow. Ja väike uus lehma charm sai ka peale siia. Oled rahul? Jah. Mis hea laps ütleb? Tšau siis! Tšau! Aitäh Crokside eest, emme! Ütle papale ka aitäh! Tšau! Ma tulin Haffi, ma jõudsin natuke varem, nii et ma ootan kuni eelmine lõpetab, siis ma saan riidesse panna. Siit antakse riided ja värgid on ju. Ja siis saan ära teha selle asja. Mul on trennis käidud ja see on meie uus aiamööbel, kes mu Jyski koostöövideot nägi, siis see on sealt pärit ja me oleme väga rahul sellega. Panime eelmine nädalavahetus kokku, on ju mõnus? Yes. See on meie väike aiake. Ühesõnaga, me hakkame nüüd Viikingi malet mängima. See on selline lahe mäng.
õuemäng. I did ask Areli, she does not. Nüüd me hakkame viikingimalet mängima ühesõnaga siin hoovi peal ja siis mõtlesin, et võiks grillida. Tellisin Wolt Marketist mingit grillvorste ja meil on kapis grilljuustu ja värki, kuna ilm on nii mõnus. Ja Iti on oma krokside üle väga õnnelik. On juba mudased. Nii, aga näita siit, kust tuleb ka. Nii nunnu. See on nii nunnu. See on täiega nunnule. Vaatame, kuidas redistel läheb. Iti, tule vaatame, kuidas redistel läheb. See tulbipeenar on nagu väike kommipood. Nii armas. Siin on kommid ka käes. No siin ju täitsa midagi ju võiks öelda, et tärkab. Võiks veits võib-olla harvendada ka neid. Näed, need kaks ei hakka siin, ei saa siin koos eksist. Need kaks ei saa. Nemad ei saa, võtame selle ära siit. No nemad ka tegelikult ei saa, võtame selle ära. Neil on siin ka natuke liiga tihedalt. Aga nemad. Nemad ka ei saa. Nemad vist saavad. Nemad kaks. Nemad ka ei saa võtta üks välja. Näiteks see. Aga mis me teeme nendega? Need võib ära süüa tegelikult. Aga enne võiks need ära loputada. Aga mis need on redised või? Mõlemad on redised. Au! Inglad. Mis ülekoeraks hakkas? Siis hüppas emmele sülle. Võidab oma kroki. See on normaalne või? Lorelai, miks sa loom? Kas sa oled kana, et sa pead õrrel olema või? Mis me teeme siin muidu? Ma ei ole tegelikult ei teadnud. They're back! Ma käisin vahepeal toas, tegin sellised köögivilja halloumipardad, et mul oleks grillida veits lihtsam. Ma köögiviljad määrisin oliiviõli, mee, küüslagupulbri, soola ja pipraga kokku. Palsamiaadikat ka panin natuke ja siis hoidsin neid veits selles segus ja siis hakkasin vardasse ajama. Sest ma halloumit ei tahtnud rohkem soolata, kui ta juba on. Ja kuna grilli mõte oli spontaanne, siis Wolt Market tõi mingit sašlõkki. Ei ole proovinud varem, aga suva. Vorstikesi, sest lapsed armastavad ja need lähevad tervenisti grillile söestuvad ja siis saab neist teha babaganushi. Tän mängib lastega ukakat ja mina lähen panen grilli küdema. Me just üks päev rääkisime sellest, et kas ei tunne puudust aiaelust. Istun siin kell 6 õhtul, lapsed mängivad naabrilastega ja Tänni ja naabrilaste emmega. Mina grillin, joon roosat veini, päikese käes. Dolce Vita, ma ütlen. Kui silm sinine ei oleks, oleks eriti kuradi glamuurne. Uku on vangis. Uku saadi kätte. Iti päästis teised vangid ära just. Nagu parim asi minu meelest, mida võib endale ette kujutada aastal 2025 on see, et lapsed mängivad koduhoovi peal hoovimänge. I think Marika's off somewhere eating donuts because both your prisoners escaped. Iti. Where's Marika? Inspektor Marika, naabripoiste emme, läks kuskile sõõrikuid sööma vist, sest et vangid põgenesid. Nii naljaks. Aga hoovimängud all the way. Me mängime ukakat ka nendega. Õpetsime selgeks ja mega tore on. It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud
far from ever feeling lost with me. I'll push you back towards the land and sea. They're going down for love, and love is free. Stick with me and I will guarantee you're never lost among the crowd with me. Never lost among... Kell on 10 õhtul. Me mängisime terve see aeg Viikingi malet, sõime maitsvat õhtusööki ja nüüd on käed külmunud ja väska peal. Väga mõnus, me veetsime enamus oma päevast õues, mis oli super nice. Ja naabrid mängisid ja naabrilapsed mängisid ja meil oli korralik suur gäng seal õues. Kuulasime mussi ja mängisime ja väga lahe oli. Ma olen ikka täiesti võigas välja, siin ei ole mitte mingisugust küsimust. Igal juhul, hea tööd, homseni. Tšau! Kell on 9:30 pühapäeva hommikul ja lähme Kiili robotikapäevale. Ka normaalne ju. and play your cards. Little words hit me like a game of darts. And you're beating on my drum. And you're beating on my door. Running faster than my dreams. And I can't stop to breathe. One last lie before the truth. One last fight before I lose. I ask myself, where should I go? Did I do enough to feed my soul? And you're beating on my drum. And you're beating on my Te võib-olla ei usu, ma ise ka ei usu, aga ma just lõpetasin selle vlogi monteerimise. Ma loodan, et see telefoniga filmine on okei, ma loodan, et see kvaliteet on okei. Ma olen ise väga rahul, et ma saan telefoniga filmida. Ja ma lõpetan tänaseks ära, sest et ta ei ole veel päris vist Monstrum vlogi mõõtu, aga ikkagi juba päris pikk. Ja ma proovin siis seda nüüd jätkata. Teie võite kommentaaridesse kirjutada, kuidas teile see vlog meeldis. Kas te tahaksite veel näha vloge ja mida te tahaksite nendes vlogides näha. Ja pane videole like ka ja telli kanalit. Nii vist vanasti käis on ju. Siis mul on hea tunne, et te vaatasite ja teile meeldis. Ja siis on seda indu jätkata ka. Nii et aitäh, mõnusat algavat nädalat ja kohtume järgmine kord. Loodetavasti ma olen siis natuke ilusam. Tšau! to breathe.